hommikust, buongiorno. Me oleme üles ärganud oma järgmises ööbimispaigas. Ja no mis ma oskan öelda? See on täiesti mere ääres. Imeline. Kõikjal sinine vesi. Ainult sellise väikse konksuga, et meie ja mere vahele jääb üks pehmelt öeldes kasutatav sõidutee ja elektriraudteeliin, mida mööda sõidavad nii inimesed kui kõik võimalikud kaubad. Ja ütleme seda mõneminutiliste vahedega. Ei mingisugust oskust pikki vahet pidada, sõidavad üksteise perses. Liikluskultuur on täiesti hukas. Vandaalid. Veidral kombel see tegelikult öösel üldse ei häirinud. Praegu ma kuulan küll, et pidev müra, aga ma ei tea, öösel oli ta õredam ja uni oli vist ka nii hea, et ja see campsite, kus me oleme, on tegelikult ise jumala äge. Seda peab mingisugune selline nooruslik noored pensionärid või, kuidas ma ütlen, et natuke liiga valge hambapärli keega ja natuke liiga moodsate soengutega, aga samas nagu mõnusad kortsustüübid. Nad on ise ka siin platsi peal praegu ja koristavad. Ega siin tegelikult rohkem ei ole kedagi. Päike muidugi ka, kes on veel natukene häbelik, aga juba sealt pilveteki vahelt piilub välja tegelikult. Me olime siin täiesti nagu ihu üksi, rohkem siin ööbijaid ei olnud, aga ruumi on siin, ma arvan, mingisugusele 60 kämpile või karavanile tähendab. Ilus rohelus, siin on kõik on olemas selles mõttes, see on nagu kõige täiuslikumad taristuga paik üldse, kus me oleme siiani ööbinud. Siin on isegi dušid, WC-d, kraanid nõude pesemiseks, puhkeala, korralik laadimisjaam. Ma kohe näitan ka teile seda laadimisjaama, mismoodi see välja näeb, aga ma praegu siis näitan korra ümbrust. Vaat sealt šlaagbaumi alt tuled sisse, saad kaardi 12 tunniks ja siis edasi juba, kui 12 tundi täis saab, pead järgmise päeva eest maksma. Meil täna juhtuski nii, sest me ei saa nii ruttu siit minema. Seal ees on mündiautomaat ka, sest siin taga käib kõik müntidega. Dušš on mündiga ja soe vesi on mündiga ja siis kui sa tahad sealt mingit šoksi või kohvi, siis see on ka mündiga. Ühesõnaga seal kuskil on meri. Näete raudteed ka. Ja siis kahel pool tee ääres. Fantastiline ilus rohelus. Siin on allee. Kuid mis me passime, astume aga sisse. Meie sättisime ennast, kuna mitte kedagi ei olnud sinna taha, kus nagu kogu see taristu hästi ligidal on. Loomulikult koerte jalutusväljak, laste mänguväljak paistavad seal pool. Nojah, landlordid midagi majandavad seal garaaži juures. Nii, kohe jõuame selle kuramuse laadimisjaama juurde, üks hetk. No nii, see on laadimisjaam. Nii peale kui maha. Siia sõidad peale, siis bussi all on selline kraan, sealt lased ära halli vee, ehk siis nagu see vesi, mis tuleb käsi, nägu ja nõusid pestes, eks ole. Solk ütleme otse välja. See siin on pasatrehter. Tuled oma kassetiga siia, valad präuhti ümber, loputad ära, saad jälle istel käia bussis kui vaja. Kuigi üldiselt seda me väldime võimalusel käime veeb sees. Õise puse saab kõlevast. Siit saab nii-öelda puhta vee sinna enda veereservaari, aga see ei ole selline vesi, mida nagu juua. Ta on küll puhas, aga see auto torusti küll. Ühesõnaga öeldakse, et see vesi, mis sa lased endale sinna suurde tankurisse, et see on ikkagi nagu pesemiseks rohkem. Joogivett tasub alati eraldi lasta ja eraldi kaasas kanda. Siin igal pool loomulikult kõik see sorteerime oma prügi 26 erinevaks sordiks. Ei kurat, juba tulevad ländadu. Aga siis ma praegu lõpetan. No kas pole ilus? See on siis pesunurk, millest ma enne juba rääkisin. Külmvesi tuleb niisama. Kuuma eest maksad 50 senti, mingisugused 5 mintsa vist või. Dušil on kusjuures 50 senti 4 mintsa. Ja 50 selle sendiga sõidin midagi, sest esimene minut jookseb sealt külma vett. Aga edasi on suht cool.
2 WC-d, need on tavalised ja siis dušid. Ikka mündiautomaadiga. Viiskadega kopika sisse ja saad mõned minutid sooja vett. Kuna õues on veel külm ja siin soojendust ei ole järgi pandud, siis nagu kokkuvõtte oli ennast alguses päris keeruline. Aga kui pestud sai, siis oli umbää. Me läheme nüüd tõenäoliselt mingisuguseid pisemat sorti linnasid vaatama siia suunaga alla poole. Aga kõigepealt on vaja buss ära koristada. Nii et praegu side lõpp ja näeme varsti jälle. Kõigepealt ma tahan jagada teiega oma imelist soengut, mis elab juba mitmendat päeva oma elu. Siis ma tahan jagada seda, et me käisime tänapäeval sisemaal, proovisime mägesid võtta. Ja tundub, et käib see värk meie armsale Fiatile üle jõu. Et natuke saime sõita, kui ikkagi vähegi hullem järsem pikk tõus tuleb, siis ühel hetkel kuumeneb mootor üle, jõud kaob ära ja siis tekib siuke oht, et kui me laseme edasi, võib kokku joosta mootor. Ja seda jampsi me ei taha. Pluss veel kõigele sellele lisaks on vahepeal starter, mis ei tee koostööd, ehk siis starter hakkab väsima, aga tõenäoliselt seda selleni läheb aega, kuni ta nagu päriselt saba annab, nii et praegu läheme üks käivitus korraga, ma usun, et saame hakkama. Aga ühesõnaga pikalt kuskil mägedes ei sõida, nii et tulime alla ranniku äärde tagasi ja hakkame homme mööda rannajoont edasi allapoole sõitma, et siis vaatame, kui suuri sissepõikeid me kuskile sisemaale või siis teeme või siis võtame mingisuguse vähe suurema tee, millega saaks võtta nagu maa ära ja siis keerata sisse. No ühesõnaga, jutt segane, aga ma ise saan aru, mis ma mõtlesin. Ja nüüd me jõudsime siis natuke aega tagasi ühte rannaäärsesse kämperisse, mis nagu suvel on ilgelt kuum koht, aga praegu on siin vaikne, aga üliäge on ikka. Ma sain oma itaalia keelt praktiseerida, sest keegi siin Itaaliat inglist ei habla. Aga natukene vigast purssimist, natuke tantsimist ja kätega vehkimist ja natuke Google Translate'i ja saime jumalasti hakkama. Siin on tundub, et mingi pere peab seda värki. Mingi Aadria mere piraadid on selle koha nimi. Ja nüüd me oleme platsis, kõigepealt aeti meid sinna eemale ja ühesõnaga kõigepealt me parkisime mujal, sest öeldi, et voolu ei ole. Aga ma ei jäänud sellega rahule ja siis lõpuks saime teada, et voolu ei ole homme, ehk siis keegi on juba ära bronninud endale. Ja kuna meie homme läheme siit ära, siis me saime endale vooluga koha, sõidutasime auto teise kohta ja nüüd me oleme ägedasti paigas. Ma nüüd kohe natukene eputan ka
ja näe, siin on muti, kes on juba tarvikud välja toonud, et päeva lõppu tähistama hakata. Musu on seal, mõlemad musud on seal tahtsin öelda. Ja siis siin on see plats nagu suures plaanis, kus me oleme. No kujud peavad ikka olema, siis on natuke majesteetlikum. Ja siis on hästi palju lahtist vett. Villu istub seal ja mediteerib juba mõnda aega. Siit ei näe, aga mina näen. Üks see perepoeg, kes siin kakerdub, see paistab, et on ise kõva kalamees. Tiris enne võrke välja, aga vist ei olnud selle tõmbega midagi kaasas. Siis osad küsisid siin meie käest juba, kust me pärit oleme, kui kuulsid Eestist, siis said kohe aru, et see on Venemaa ligidel, vangutasid pead. No võt, seal need kohalikud möllavad. Palju meil siin on? Praegu on 10 kämperit. Paar tükki tuli peale meid. Jumala chill ja ma kujutan ette, et suvel on siin veel nagu eriti äge. 15 € maksame öö eest. Tualetid on olemas ka, dušš ka olemas. Ja ma käisin, katsusin vett. Ja minu meelest Eesti mõistes täitsa normaalne soe vesi. Praegu nüüd enam ei viitsi küll vette minna, sest õhutemperatuur on selline 12-13 kraadi. Juba päike on ära loojunud. Buongiorno. Eile oli selline emotsionaalne päev, aga õpetlik ka. Ja õhtu oli tegelikult ikkagi jumalik. Kui siin ikka päike loos ja sai paadi nina peal veini juua ja siis pärast vaadata seda suurt täiskuud, mis merele sellise hõbedase triibu vedas. Teil ikka romantika püssis paukus. Sisemine. Uni oli rahutu tõenäoliselt sellepärast, et see päev oli olnud selline keeruline. Nägin nüüd lollakat unud sellest, kuidas ma olen puhkamas ja siis saan järsku teada, et ma töötan ikka veel Sakalas ja et mul on homme valvepäev pluss mingisugune eriti nõmme artikkel antud teha ja siis mul on selline äng, lihtsalt öine unine äng oli peal. Aga kui ma hommikul välja tulin, siis läks see kõik üle sellepärast, et ilm on super. Eestlase mõistes on ikkagi suvi. Ma isegi tea, mitu kraadi ta on, aga minul on täielik T-särg ilm. Ma arvan, 18 küll võib olla vabalt. Tuulevaikne. Pilvi on taevas küll, aga päike ikkagi suudab läbi nende ka päris hästi sooja teha. Hommikul käisin vetsus. Pidin ootama tükk aega, sest seal on ainult üks mulk ja vanamees askeldas, tuli välja. Siis võpatas, ütles, et ei teadnud, et keegi ootab, et ta ei oleks siis ennast seal pesema hakanud. Mulle tundus, et ta ütles nii, igatahes ta patsutas mulle õlale ja naeratas. Võib-olla ta mõtles, et jau munn, mis passid siin. Aga üldiselt, ma olen nüüd kõik siin platsi peal, keda ma näinud olen läbi bonjournotanud ja esimesed võileivad ka sisse söönud, nii et muti ka traageldab seal midagi telefonis, et üks plaan on ikkagi natukene kiirteed kasutada juba sellepärast, et seal kiirtee ääres on dušid hästi mugavad. Ja teine asi, et nad äkki tõmmata ikkagi hooga allapoole ära ja siis jääda pikemalt ankrusse, et mina saaks rahulikult natuke kirjutada ja nemad kallerdada, et oleks nagu rohkem puhkuse moodi ka, mitte et võimled selle ratastel majaga. Mitte, et see tore ei oleks, see on ka tore, aga kui sellise päeva ära lõpetad, siis pärast ei jõua enam suurt midagi teha. Ja küll, mis ma mölisen, ma näitan natukene päevavalguses ka ümbrust ja siis lähen askeldan edasi. Õhtul on sinna tulnud üks masin juurde. Ilus navigaator, priks ja palmid, normaalne. Vaat seal selle punase randiga paadi ääre peal sai veini juua ilusti. Ja tundub, et on ka kala saanud sealt tegelased. Kotid on kala täis, enne kakuti võrke välja. Ja üks sats on üldse paadiga vee peal ka juba varahommikust saadik. No ta ei ole paha, meri on mõnus.
televaatajale, kus me oleme. See on üks koht, mis on ühe koha lähedal. Baarile me oleme üsna ligidal ju. Baari on siin samas nurga taga. Me oleme baari külje all kuskil Oliivisalus. Suur kasvandus on siin. Ja siis see omanik, kes seda peab, on ise ka muutamatka ja siis ta lubab väikesel kogusel kämperitel siin enda aias parkida. Siia on üldse kokku sai 5 autot, meie olimegi viimane 5, kes siia sisse lasti. Värav on kinni, rohkem kohti ei ole. Seal meie taga on 2 autot. Ja no siis seal eespool kuskil 100 meetri kaugusel on see värav, kust me sisse tulime. Hästi tore pererahvas. Räägib inglise keelt ka. Peremehe enda auto on seal. Selle telgi all. Me tegime tal ikka kõvasti nalja selle enda vana masina ja kõlamuse rooli võimuta väntamisega. Autot paika ajades ma sain ikka naha korralikult märjaks. Kuidagi saime 2 peale kaableid ka nii palju kokku, et saime meile voolu sebitud. See on nagu hetkel kõige tähtsam, siis on külmkapp Ogents-Togents. No ja tahtsin ise ka peale jääda. Kumm on täpselt nii tühi, et ega siin kirjutada ei jõua midagi. Tuleb vein ruttu lahti nööpida ja kuna me nüüd tulime täna pika päevaga alla ära, me tegime siin 350 kiltsa kiirteed, maksime 26 € selle eest. Aga see aitaski meid ühe päevaga siis nagu sealt kesksaapast ja alla saapa kanna juurde juba peaaegu ära. Et äkki nüüd on nädal täis ja nüüd saab äkki tempo maha võtta ja siis hakata vaiksemalt vaatama ja rohkem chillima ja noh, kirjutama ka. Ma ei tea, kas ma saan selle raamatu niimoodi valmis. Küll ma saan. Davai, vabalt ja rivitult.